viska leili, leil on tervisele hea, viska leili. Tere! Vaadake seda. Õpetus, kuidas panna gaasimaski pähe. Mida ma siin teinud olen, on vana kanalisatsioonisüsteem. Vaikselt siin lõikusin ja tegin. Otstarve on see, et paneme siia selle liugmuffi vahele niukse asja, et saaksime kanalkaga ära ühendada. Ja natuke juba olen nokitsenud, ma mõtlesin, et seda oleks ju võib-olla isegi huvitav näidata teile, kus ma taga mängin. Mul on spetskindad, mis lähevad minema viskamisele. Üks teine kanalka ühendus vajaks ka ülevaatamist natukene ausalt öeldes. Ja mida ma nüüd teen, siis on see, et rauasaega lõikasin selle otsa enam-vähem parajaks, võib-olla on juurde vaja isegi võtta. Ja nüüd noaga natukene lõikan serva ära, et ta nii kandiline ei oleks nii-öelda siis. Nii. Selle otsa teen ka korda, enam-vähem. Nii palju, kui ma saan korda teha sellisest asendist, ütleme, et väga mugav see asend ei ole. Selles suhtes asendid, kuidas ma nüüd noa käes hoian ja nii edasi, on väga ohtlikud, et jumala eest. Ärge teie niimoodi noaga ümber käige. Ma olen professionaal ikkagi. Ütleme nii, et parem kui varem. See on see, mis loeb välja. Tegin kiiresti väikse klipiruttu. Käisin eile siis natukene mässasime siin, nagu on näha. Lõikasin makrofleksid ära, särgid, mis ma siin tegin ennem. Panime armatuuri maha. Üksinda ma seda ei teinud, töömehed olid abis. Tegime saalungid valmis. Põrandaküttekaabli vedasime põrandale maha. Ja täna hakkame nüüd valama. Ma ei hakka nagu teisi inimesi filmima, kui me siin tööd teeme vahepeal. Kui ma ise teen midagi, siis ma ennast filmin, aga teile lihtsalt update'iks vahepeal näitan, mis siin toimub. Et täna läheb valu maha, ma toon ehituspoest natuke OSB plaate, paneme OSB plaadid lahke, siis juba saab põrandakütte millagil tööle panna. Tõmbame mingi katte sinna uksele ette, et soe ära ei läheks. On natuke see inimlikum tööd teha siin. Nüüd on päev õhtusse jõudnud ja ongi valatud. Nüüd peab paar päeva kivistuma, õues on juba natuke miinuses. Isegi kuuse on ümber lükanud. Ma ei ole suutnud arvestada mitu päeva, millal me alustasime ehitamist mingi detsembri alguses äkki või. Ja praegu on jaanuari esimene nädal praegu käsil. Nagu te näete, on selja taga igal pool muutunud väga palju igasuguseid asju. Ma lihtsalt tahan öelda ära, et miks ma ei ole filminud seda on see, et ma mingid asjad olen siin töömeestega koos teinud ja ma ei taha lihtsalt filmida töömehi, et filmin seda, mida ma oma kätega teen. Nii, aga mida ma nüüd tegema esimese asjana hakkan on see, et ma tõin natukene Kingspanni. Kuna mul on kivisein väljast halvasti soojustatud, siis mõtlesime, et paneme Kingspanni seina, et ruum soojana püsiks. Ja praegu ma mingisuguse koguse tõin ära, nii palju kui mulle kärusse mahtus. Paneme need Kingspanid jalust ära seina ja siis ma juba tõin siit, siin on meil natukene ehitusmaterjali. See peaks olema enam-vähem kõik fibo, mis mul vaja läheb, et see fibo sein lõpuni laduda siin. Mingi osa paneme koos, mingi osa võib-olla, ma just kuulsin, isa ütles, et võib-olla lõpetavad meestega, et midagi muud ei ole teha, tulevad siia nendega, okei. Kui Kingspan on jalust ära, siis hakkame laduma fibo seina. Viimane kord, mis ma filmisin, oli see, et põrandavalu oli tehtud. Pärast seda me panime siis panime laetalad siia jooksma ja panime laetalade külge, panime OSB ja soojustasime teiselt poolt puiste villaga. Kõik lagi on soojustatud, tehtud, aurutõke on peal, peab üle vaatama, äkki on vaja kuskilt teipida veel. Ehitasin siia vahele, niisuguse Kaptjorka ukse, võib-olla mõtlete, et miks see nii on, see on selle jaoks, et kui sa auto siia paned, siis auto uks avaneb täpselt siia, siis sa mahud välja tulema autost, muidu võib-olla ei ole ruumi selleks piisavalt. Selle Kaptjorka me soojustame samamoodi ära, paneme Kingspani siia vahele igale poole pop. Siin juba natukene oleme pannud, nagu näha. Siin pool on ka välisuks, soojustatud välisuks. Seepärast, et seal hakkab õu olema otse, et natukene sooja oleks.
et tegime niisugused asjad ära. Natukene, juhtmeid on ka veetud, on ju, et mis kuhu läheb. Siin nüüd peabki mõtlema, et kui seda Kingspani paneme, et siia tuleb lüliti ka teisele poole teha. Egas midagi. Hakkame vaikselt seda Kingspani seina panema. Süsteem on lihtne, võtame mõõdu, meetri 20 pealt umbes 55, võtame sendi maha, 54. Praegu ma ei hakka pikuti seda katki lõikama, seega ma teen niimoodi otsas, võtan jupid, 54 senti jupid täpselt. Ma lihtsalt juba tean ette, et kõrgus on sellel liiga palju praegu. Ehk siis peab natukene võtma ja vähemaks võtma. 113,5 põhimõtteliselt. Ma teen 112. See tapp läheb siia, ehk siis me lõikame ülemise otsa ära. Praegu on üks probleem see, et üleval otsas on praegu juba makroflex natukene, selle peame ära lõikama. See peab ettevaatlikult vaatama, et aurutõket ei lõika sisse. Ma peaaegu lõikasin praegu. Kui ma nüüd makrot panen, siis ma panen kinni ka selle siit, et ta ei liiguks kuskile. Laseme paar patja siia vahele igale poole, siis ma lasen ta kinni osades kohtades kruviga, et ta ei liiguks. Nii, esimese asjana ma lasen alt makrot, et ta alumise otsa kinni liimiks sinna külge. Ja nüüd, mida ma teen, on see, et ma lasen siia mingid padjad vahele. Iga natukese aja tagant. Makro hakkab paisuma ja tahab paigast ära lükata. Kõike natukene. Panen teisele poole ka. Padjad alla. Võib-olla liiga täpselt tegin praegu selle. Pärast on aega ülejäänud vahet kõik täis makrotada. Oi, see on küll halb. Makropudel on tühi, siin on vanast korrast, on üks kruvi sees juba. Nüüd alumine ots ei lähe mitte kuskile. Selle jaoks, et me ülemise otsa saaksime panna, me tahame siia alla Kingspani alumise otsa, tahame ka ära vahutada. Siis ta liimib hästi kinni ennast ja on hermeetilisem. Ehk siis siia me tahame panna makrot. Kui ma saan selle vahe ka Kingspani alla, siis kõik kohad vahed, mis ma olen makrot lasknud ja puit, selle peame katma fooliumteibina, siis on ta nagu aurutõkkena ka toimib. Praegu tast on vähe kasu. Spetsialistiga ma rääkisin, nii uskumatu kui see ka ei ole. Puit hakkab olema siin kohas külma sild, aga põhimõtteliselt ma ei oleks saanud kuidagi teistmoodi ehitada. Ma pidin panema siia poole tuleb kipskarkass või kipsplaadid. Muidu mul ei oleks olnud lihtsalt kuskil selle kipsi kinnitada ja nii edasi. Selle kohaga me enam pead ei vaeva, enne kuni makro kõik ära kivistub, siis tegeleme selle kohaga edasi. Samal ajal paneme siia ära. Iseenesest peaks uuristama siia nendele juhtmetele kuidagi augud ka sisse, aga ma panen siia nüüd makrot, on ju. Makro liimib ta kinni niimoodi, et ta ei liigu mitte kuskile ja isegi kui ta natuke tuleb eemale, siis siia seina ma panen lihtsalt voodrilaua, on ju. See voodrilaud ise surub juba selle õigesse tasapinda, niikuinii mitte midagi ei juhtu temaga.
Noh, siia panime ära juba natukene, siia panime ka selle ära, mul sai aku tühjaks, panin selle kinni viimase. Nüüd mul oleks vaja siia nurga taha pääseda, aga need 4 tükki on ees, seega me tõstame need 4 tükki, hakkame siin vaikselt seina tegema. Enne seda, kui ma seina hakkan tegema, peab makrot ära lõikama siin. No ütleme nii, et siin olid lihtsalt vana ehitis ja nii edasi on ju mingid praod, lasin täis makrot. Et see jääb selle Kingspani taha, vahet ei ole. Sinna peale tuleb veel omakorda roov, kuhu me kipsi siis pärast kinnitame. Vannituppa panen kipsi, teisesse kohtadesse tuleb kipsi asemel see mooderlaud. Ma võtan selle betoonilindi ära, siit enam-vähem suurem osa. Me ei pea mingi hullult perfektseks ajama seda asja. Kuna sein niikuinii ei ole nii loodis, kui ta võiks olla. Noh, siin ei ole võimalik väga hästi midagi ehitada, et põhimõtteliselt selle kohta ütles ise, et kirikeset küla. Natuke ühelt poolt, natuke teiselt poolt. Seda seina nii väga ei pea liigutama, sest see alumine kivimüür on natuke nii eemal, nii et see makro ei hakka meid segama siin vist. Ma pean võib-olla mingid makropadjad üle alla laskma talle veel. Ma lihtsalt lasen mingid padjad alla praegu. Nüüd huvitav, kas ta see fooliumi külge jääb ka või? Nii, aga ma praegu ei saagi rohkem edasi teha. See sein on porno, sest siin on telliskivi. Ja see telliskivi on sellest tagaseinast on pea 10 senti eemal. Siia telliskivi sisse ma ei saa tüüveldama hakata või noh, väga jama on. Aga pärast, ütleme niimoodi siia tuhaploki sisse ma saan ilusti kruvidega lasta, ei juhtu midagi. Lihtsalt praegu see sein on probleemne. Siit edaspidi ma saan juba kruvidega panna seina kinni selle. Ainult see sein on see, kus on jama. Kui ma lasin padjad alla sinna taha, kui need padjad nüüd kõvaks lähevad, siis see Kingspan ei saa enam liikuda kuskile. Ma lihtsalt pean nüüd ootama, et mingid padjad ära kivistuvad, siis lasen veel padjad juurde ja nii edasi. See vahetükk siin on selle võrra lihtsam, et ta ühildub selle tapi külge ja siia seina külge laseme makroga kinni. Siia ja siia ja ta jällegi ei saa kuskile liikuda. Siin on makro juba päris kõva. Siia me saame lasta veel makrofleksi patju vahele. Ma päris kinni ei hakka veel laskma igaks jooks. Äkki ta tahab veel natuke liikuda. Oi, võt seda ma kaatsin kõige rohkem. Kus see tuli nüüd? Nii.